pikemalt pausilt tagasi, nii, palun fokusseeri, niimoodi. Et telefon sai nüüd näitud laadida, me peaksime saama seda video kenasti lõpuni teha. Nii, ma arvan, et järgmiseks tooteks, mida me valime, on siis Hell Louis Fruit Winders Strawberry Flavor. Nii, mingi maasika maitseline, lõikame siit pealt lahti. Tundub, et ei saime lahti. Ossa. Väga huvitav. Nii, see näeb välja midagi taolist, aga oota, mul jäi pakend näitamata teile. Pakend ise näeb välja, no vot midagi taolist, eks ju. Ja see toode näeb välja midagi vot taolist, niimoodi. Väga huvitav, nii proovime siis. See on kaitsekile. Ja see ise, näe, see kaitsekile vaata maha võtta, eks ju, siit niimoodi. Ja siis sa saad selle, võt siit rullis kätte, ma siin peaaegu aega muidu nüüd hakkate paberit sööma. Ega tal nagu väga lõhna ei ole selles suhtes, et lõhna ma väga ei tunne. Nii, tõmbame siis siit selle riba niimoodi. Oot, see riba näeb võt siukene välja. Väga huvitav, nii maitseme. See on täitsa hea. Nii, võtame siis natukene veel. Niimoodi. Nii, võtame siit kohe 2 tükki koos. Väga huvitav lahendus, nagu et kuidas niimoodi koos ribad võtta panna. Nii, nüüd ma võtsin kohe niimoodi koos, kohe 2 riba nagu. Ei, näm. See on täitsa hea on. Ma lõikan siit paberi nagu lahti vahepeal. Teeme natuke kitsamaks. Mulgu need liimuvad kohad peame siit ära võtma, nagu muidu jääb kinni midagi siia niimoodi. Selles suhtes need on nagu hästi õhukesed, nagu mingi 0,0001 millimeetrit õhukesed, super õhukesed siuksed ribad, kommiribad, siis maasika maitlised. Siin on 2 riba nagu, et ma ei tea, kui palju siia üht rulli on kokku ja seda keeratud, muidu siin võib olla päris suur kogus, siin on ikka päris mitu keeru sees niimoodi nagu. Et no lõhn ei ole eriti tugev, nagu seda makusat lõhna või maast lõhna ei ole eriti hästi nagu tunda. Maitse on ka siuke pigem nagu mahe maitse, et siuksed maitseid ei käi nagu üle või ma nagu, et üks tugev maitse pigem mahe maitse. Aga ei ta tundub muidu täitsa maitsev olevat ja täitsa hea nagu. Et muidugi iseasi, mis siin koostöös osad on, et vaatame kohe, kas me näeme mingeid koostöös osasid ka. Olgu, siin on, siin on seda, peal on see pirn. Siin on 62% pirni hoopis, väga huvitav. Siin ütleb muidu ise, et on nagu strawberry flavor nagu, aga siin on tegelikult seda pirni püreed hoopis nagu 62% on ju. Nii toosi siirupid, suhkurt, jälle palmi, siin jälle palmiõli, see on jälle halb, nagu siin on palmiõli sees kahjuks. Et kui õli välja vahetatakse ja kas mingi taimõli, siis ka rapsiõli või siis päevalõli või mingid muid õlisid nagu kasutada, eks ju.
mõned happed on siin, mingi soodium, citrate on siin, noh, naturaalne mingi maitse, niimoodi Ellerberg on siin, mingi veel mari on siin. Et noh, jaa, see on väga imelik, et me kummane siin öeldes nagu maasika maitsena, aga tegelikult peaks ütlema pirni oma tegelikult. Aga noh, maitse tundus küll maitse natuke olla, natuke maasika maitset oli vist pigem natuke ikkagi rohkem tunda. Nad on tõesti pigem maheda maitsega. Ja no selles suhtes, et olgu peale, et ma alguses mõtlesin, ma annan sellele tootele 10 punkti 10-st, aga kui nüüd koos otsi vaadates ja niimoodi, siis päris nii kõrget hinnangut ta ei saa, aga ta ei ole halb toode, ta on siiski päris hea toode, kuidagi maitsev toode. Aga ma annan sellele tootel siis annan siis 8 punkti 10-st, et võtame 2 punkti maha, kuna jah, põhjus ongi nagu see, et siin on tegelikult mis rohkem ikkagi nagu pirni maitseline, siis siin on pirn 62%, et siin maasikatest, et kus ei midagi väga. Siin tegelikult koos osines igasuguseid, et ega ma ei hakka siin pikalt seda ette lugema, muidu läheb video ka jälle päris pikaks nagu happed on ka siin. Et jah, 8 punkti 10-st saab see toode, aga ja et seda vist ka soovitada ma ei julge, kuna ei tea, mida kõik täpselt siin sisaldab nagu, et kui ohutu või ohtlik see on nagu, või kahjulik pigem, noh, mitte ohtlik, aga pigem kahjulik nagu, et kui kahjulik või mitte kahjulik, aga halb toode teile. Ja no muidugi jah, see siin on palmiõli jälle sees, et Euroopa Liidus ei soovitata palmiõli tooteid kasutada, et me peaksime vältima palmiõli toodete kasutamist ja valima toote, mis on mingite muude õlidega, näiteks, et noh, ongi siis rapsiõli või siis päevalõli on 2 peamist õli nagu, et noh, vegetable oil, ütleme nii. Ja siis proovime nüüd seda mingi Swissers Refresheners Original Lemon Flavor, et vegan toode, mingi värskendav toode ja originaalne siiruni maitsevad siis siukene niimoodi. Et vaatame, mida siis endas kujutab ja avame selle vist, ma olen siit poolt, siis ma tahaksin pärast ikkagi näha ka seda, et mis on sellel koostisosad. Et ma soovitan ka veel ikkagi, kui te mingeid asju, tootev asju ostate, siis tutvuge ikkagi nende koostisosadega ka, et mida need asjad sisaldavad. Vahepeal uurige nende koostisosade kohta, mida tasuks tarbida, mida ei tasuks tarbida. Et harige ennast tänapäevaste toodete koha pealt ja igasuguste ainete ja sisalduste koha pealt, et haridus on väga oluline ja teadmised, mis te tarbite või ei tarbi nagu. Nii, lõikame siit lahti. Näeb välja siukene kollast värvi, siukene nagu natuke nagu kummikommi moodi, ütleks niimoodi. Tulevad tutvad ette, olen kunagi elus ka niisuguseid asju maistnud, söönud nagu, mitte päris sarnaseid asju, või päris täpseid asju, aga noh, taolisi asju olen küll ka proovinud ja maistnud söönud, et vahepeal isegi Eestist võib üks asju isegi leida, ma arvan, kuskilt mõningatest poodidest, nendest hommipoodidest veriti. Nii. Siin jälle väga lõhna ei tunne, et noh, see peaks siiruni maitsena, nii et mureme siit mingi natukene seda endale. Nii, õppadi, päris veniv kraam. Ja mingi siuke tutsi, proovime siis seda. Sest et selle toote just on küll väga hästi tunda seda siduni maitset nagu, et kui seda süüa, siis süües on selle siduni maitse väga hästi tunda nagu, tuleb hästi esile. Nuusutada seda lõhna väga tunda ei ole, lõhn on siukene pigem
tagasihoidlik, mahe, et väga ei tunne maitset. Meile seda lõhna tähendab, aga maitset on tunda küll. Ja ta on niisugune nagu natukene kõva võitu. Kus moment? Nii, et maitset on hästi tunda, siduni maitset lõhnast väga mitte. Et see on niisugune nagu õrnalt kõva võitu, keskelt läbi kõva võitu nagu. On nagu närida seda nagu. Niisugune nagu kõvemat sorti nagu nätsukomm, niisugune nagu veniv näts, kõvema võitu. Aga muidu on seda päris hea süüa, see on päris maitsev nagu. Ma vaatame siin näiteks koostosi ka. Nii glukoosisiirup, suhkur, vegetable, näed jälle see taimõli on ju. Oi, siin on palm ikkagi. Ja siin on palmiõli nagu ja siis palm see on mingi palmi asjad sees nagu, see ei lähe hea. Et see on jälle miinuspunkt selle tootele, et siin on palmiõli sees. Siis on need happed, tärklis on siin, magneesium, mingid magneesiumi asjad, maitse asjad. Oi, oot, üks moment. Nii, aga kuna see toode on ikkagi nagu päris maitsev, mulle ta meeldib. Siduni asja mulle ka väga meeldib, siduni maitse mulle väga meeldib, siduni see mulle väga meeldib. Seega seetõttu mina annan sellele tootele enda omalt poolt küll 10 punkti 10-st. Maitsmise, maitsevuse ja maitse koha pealt ei ole midagi halba öelda. Küll aga tõesti, seda soodida ma julges, siis siin igasugused imelik aineid sees jälle nagu. Ja siin on mingid palmiasjad, sest palmiõli, palmi mingi muu värgandus, et ma tean, ma seda kordan, aga Euroopa Liidus ei soovitata palmiõli ja palmitooteid sisaldavaid tooteid tarbida. Jah, seal on omad põhjused niimoodi, ma ütlen sellega tutvudes interneti avarustes, aga ta väga maitseb mulle, sellega mulle meeldib. Nii, ja enne kui me läheme kõige maitsvamat asja juurde, siis proovime neid Low Hearts Share the Low vihte, et siis armastuse südame ette komme, oot siukene tuutu nagu siis. Ja nagu ma ütlesin seda unboxing videos, ma ütlen ka seda siin videos, et need meenutavad neid vitamiinitropse, mida saab osta siis kas apteegist või tavapoest. Need on mingi siduni maitselised, maasika maitselised, apelsini maitselised nagu mingid C-vitamiinid, mingid muud vitamiinid, et see meenutab nagu seda. Nii, siis 2026. septembrini peaks see äkki siis püsima või säilima nagu. Need siin on vegan toode. Free from artificial colors, siin ei tohiks olla siis neid siis tööstuslikke värvaineid nagu. Kuna need on valged ka, siis ma ei suuda ka siin midagi on väga sisse pandud siukest kasvulikku vist, aga teeme lahti ja siis maitseme mõne selle kommi. Siin on kommi peal kirjutatud hello nagu, mis on tropsi peale. Ja taga on niisugune südamekene, aga ma tegelikult vist väga ei näe midagi nagu. Et noh, äkki midagi ikka näete, aga siin on nagu süda on ja siis siin on niisugune roosam süda hello'ga. See väga ei tule esile. Noh, niimoodi. Aga maitseme siis. Võtame ühe kommi veel. Niimoodi. Nii, tulen nüüd siia. Need on niisugune mõnus ajaviide. Vahepeal natuke maiustada nendega. Noh, maista, ammustada süüa. Need on ikkagi hapuka maitsega, ma ei tea, mida see siin sisaldada võib. Aga maitsmas on nagu hapukas. Ja, siin vist peaks olema taga mingid erinevad nagu kirjas ka nagu mingi For you, epic, kiss me, big eye,
real low ja niisugused asjad nagu. Nii et ma arvan, mõtleme ühe kommi veel, ma tahan näha, kas siin on midagi muud kirjas või ei ole. Oota, siin on küll hea. Besti, siin on besti kirjas. Igal kommil on mingi oma siis tekst ka taga. Need sööme siis selle besti ära, siin on siis veel shape low, et me ei share low nagu, et jaga armastust nagu. Hea, väga hea. Näeb väga snuuskama. Nii, et jah, nüüd on natuke napuka maitsega, ma ei tea, mida siin sisaldada võivad, vaatame. Nii, puuvilja maitselised kommid, suhkur, happeregulaator, mingid magneesiumi asjad jälle siin. Oi, siin on igasugust pudi-padi siin. Mingi paprika ekstrakt, peedi, punane nagu, et jah. Ma annan sellele tootele siis, anname ka 8 punkti 10-st, tagasihoidlikult 8 punkti 10-st. Aga no seda soodina ma ei julge ka heaks kiita ka mitte, sest siin on igasugused aineid nagu sees, happeid ja värgendusi, et ma kõik siin ei hakka nagu läbi lugema, nagu muidu läheb videole ikka pikale, hiljem võib-olla tutvun nendega niimoodi nagu, et ja, aga nii, läheme oma viimase toote juurde, milleks on siis Poppets Toffee, Milk Cherry Toffee, siuksed toffee kommid, siis küpsise kommid ma ütleks nagu, et toffee mulle väga maitseb, läheb peale. 5. märtsini 2026 peaksid need säilima, vähemalt selle info põhja, mis siin pakendil on. Nii, teeme siis selle paki lahti siit. Nii, ja vaatame siin, et välja näevad. Kuigi mulle toffee endale väga meeldib. Need näevad nii nunnud välja. Vaatame paki sisse oleks. Oot. Näevad siuksed välja siin toffeed. Nii. Kallame natuke käe peale. Oot. Siuksed mõnusad toffee kommikesed näevad välja. Maitseme siis neid ka. Me räätame šokolaadi ka muidugi. Need tooted nagu küll, näiteks toffee kommid on küll nagu super nätskad, et andis ikka nagu neid nagu närida ja süüa ja nagu hästi kõvasti nätskad, et pole nagu lihtne nagu küll süüa, aga need on tegelikult nii maitsvad, nii head, see on seda karamellitööt, mis siin sees on nagu toffee karamell nagu, aga need on nagu räigelt head, nagu super head, hästi maitsvad ja magusad nagu. Et ma annan nendele tootele kannan siis nagu 10 punkti 10-st nagu ja nüüd vaatame koososad järgi nagu siis. Siin on piimašokolaad 37%. No see toffee siis sisuga. Suhkur, glükoosisiirup. Kondenspiim. Täispiim, suhkur, palmiõli. Jälle siin on palmiõli sees. Et muidu hea toode, siin on piimatooted asjad sees, kakao või, veel mingi piimapulber, kakaomass. Ma otseselt ei näe siin midagi väga kahjulikku sees. Mingid allergeenide nõuanded ja üks asjad on siin taga küll olemas.
no artificial colors and flavors, no vähemalt pole neid tööstuslikke värve ega maitseid nagu siin. Et no seetõttu võin selle tooted ka nii-öelda tagasihoidlikult soovitada ja tagasihoidlikult heaks kiita nagu. Et väga maitsev on, väga hea on. Oi, avamiskoht oli tegelikult siin, no see on tegelikult hoopis siit kohta avada nagu. Aga ma tein siit tagant lahti, aga pole väga hullu nagu. Et nii, nüüd ongi meil saanud siis kõik tooted maitstud niimoodi nagu, et mõned said paremat hinded, mõned said kehvemad hinded nagu, aga väga hea kogemus oli nagu, leidsin palju uusi asju, mida endale väga tahaks, mis me väga maitsevad ja sedasi niimoodi. Aitäh siis Worcestershire Nibblesile, kes mulle need tooted saatis. Ja vaatame, äkki kunagi tulevikus saame me nendel veel mõne paki või noh, elame näeme, mis tulevik toob. Et igal juhul selle paki ma sain nende poolt, siin on unboxing tehtud, nüüd on maitsvidega tehtud nagu ja sain suur maguseks ja soolaseks ja hapuks ka, et on igasugused maitseid ja kogemusi. Igal juhul aitäh, austatud vaataja, et sa videot vaatasid ja ma loodan, et sa selle video lõpuga ennast jõudsid nagu. Ja kui sa selle video lõppu jõudsid ja sulle see video meeldis või vähekenegi vähemalt meeldis, soovib mind toetada, siis palun ole nii kena ja vajutada kindlasti like, kommenteerimise sõbralikku ja positiivselt ning palun olge kommentaariumis inimlikud ja minuga paljude teiste vastu. Ja kui te palun ei ole tellinud, siis ka palun võtsi hetk aega, et arvuti nendest käid natuke allapool on ju, või siis mõnel mujal nagu tehnika seadmes, siis otsi võimalust, et kui sa saate sinna minna, kus on see subscribe nupukene ning pange minule subscribe ning saage minule kanale tellijaks. Ma olen sellest väga tänulik, see oleks mulle suureks abis, kui te minu kanalit rassiksite tellida. Minu uus eesmärk jõuda siis 2000 tellijani, millest meil jäänud umbes kuskil 500–600 tellijat veel on vaja, siis me jõuame juba 2000 tellijani. Ja te võite lugeda minu kanalit ja jagada oma sõpruskonnas, tutvusringkonnas ja oma sõpradele ja lähedastele niimoodi, et äkki siis jõuab minule uusi vaatajaid ja uusi, kes võib-olla ka tellivad mu kanalit või keda minu kanal meeldib nagu. Igal juhul aitäh vaatamast ja on aeg tegelikult lõpetada. Et mina olen siis see Kunnalju, siis nägemist ja osame taas nägemist videos. Aitäh, et te vaatasite ja kõike head!